mul on niisugune tunne, et mul on ikka mingisugune vaimse töö vajadus ja see on lapsest peale, sest hirmus vara sai lugema õpitud 4-aastaselt ja kõik, mis kodus oli, läbi loetud Kampmanni lugemikut, osa seal kooti kirjas, kõigega sain hakkama ja tänu sellele, et mul oli nii palju juba loetud, nägemismälu oli hea ja ma suutsin jutustada keskkoolis ja siis ütles kirjandusõpetaja, et sina pead ikka minema ülikooli kirjandust õppima ja sealt see kärbes mulle pähe pandigi, et saaks ikkagi ülikooli ja see oli minu jaoks ikkagi paleus. Aga see jah, et nüüd Metsavähi perest, paljulapselisest perest tuleb üks tüdruk välja, kellest saab teadlane, see võttis ärevaks. Aga siis ongi see, et mida rohkem sa tegeled vaimse tööga ja saad ise ka panna oma kirjutistega inimest mõtlema nende asjade üle, mitte et näitad näpuga ette, vaid et ta ise mõtleb kaasa. See on olnud mulle siis rahulduseks ka, et kui ma niimoodi kirjutan ja mingi tagasiside on ka veel olemas, siis mul on hea meel. Ja miks seda rahvaluulet uurida on vaja? Sest et meie rahvaluule kogumise aeg on ikkagi 19. sajandi teine pool, aga mis oli enne, kas meid mõjutas kirik, kui me võtsime need tähtpäevad endale tähtsaks või pidasime neid mitteolulisteks, kas meid mõjutasid teised rahvad, kui palju nad mõjutasid, miks hingede aeg on ainult Mulgimaal, kas ta oli mujal ka või olnud. Vaat niisuguseid asju peaks uurima praegu edasi. Nii et mis puutub rahvaluulesse, siis see on ikkagi üks teema ja üks ala, millega me enesele teadmata, me ei too rahalist kasu, ei näita mingisugust tööstuse edu ega midagi, me aitame inimest võib-olla olla edasi, inimene olla eestlane ja olla üks rahvas, ühe rahva liige siin suures maailmas. Aga eks muidugi väga palju jääb ka unarusse nagu üldse siin ilmas, sest et me tahame kogu aeg ehitada tulevikku, aga kui me ei vaata tagasi, siis me võib-olla ei oska seda päris hästi teha.